Tere, mina olen Kadi Lukka. Mina töötan igapäevaselt Haridus- ja Tugiteenuste Keskuses Tartus. Olen seal sotsiaalpedagoog ja tugiteenuste arendusjuht. Lisaks sellele siis tegelen konfliktide vahendamise ja koolitamisega, kui aega üle jääb. Ja räägin täna koolist puuduvate noorte toetamisest siis pere kontekstis ja kooli kontekstis. Miks ma pean oluliseks sellest rääkida, on võib-olla seetõttu, et enamus Tartu linna noori, kes ei ole pikalt koolis käinud või on jäänud puuduma, et nende lood siis sageli minu lauale jõuavad. Ja see on üks minu igapäevatöö osa, nendega siis toimetamine ja nende toetamine. Millest ma täna räägin? Et esialgu püüaks keskenduda natukene ennetamisele, et mis me siis ennetavalt saame teha pere tasandil ja kooli tasandil. Siis räägiks sekkumisest, sellest siis, et mida vanem saab teha oma lapse toetamiseks, kui ta puuduma on jäänud ja mida kool saab teha, et kui laps on siis puuduma jäänud või kui ta on siis peale pikaajalist puudumist tagasi kooli tulnud. Ja pean oluliseks natukene rääkida sellest ka lihtsalt oma kogemuse põhjal, et mis ei toimi, mida sageli lahendusena nähakse, aga mida tasuks võib-olla kaaluda, et kas see päriselt abiks on. Ja enne kui ma sisu juurde lähen, siis tahaks rõhutada seda, et selles kontekstis, et kui noor või laps jääb puuduma, ei ole asjakohane otsida süüdlast, et seal sellist ühest süüdlast ei ole. Ja panin siia ühe tsitaadi ka, et süüdlase otsimine ei ole kunagi lahenduse leidmisele lähemale aidanud. Ehk siis ei tasu sellele liiga palju võib-olla rõhku panna, et kes siis mida tegemata on jätnud, vaid mõelda sellele, et mida me siis saame edasi teha. Et kuidagi seda noort paremini toetada. Võib-olla kõige olulisem on see, et juba ennetavalt olla väga tähelepanelik selliste esmaste märkide suhtes. Et mis need esmased märgid võivad olla, on see, et laps kurdab, et ta ei taha kooli minna. See võib juba algklassides tegelikult olla üsna aktuaalne. Et kas mingil konkreetsel päeval või üldiselt kurdab, et talle koolis ei meeldi, et siis tasuks sellele tähelepanu pöörata. Siis kui lapsel tekivad sellised sagedased kaebused, et enne kooli minekut, et kas kõht valutab või pea valutab või halb on olla. Et siis selle peale ka, et neid lapse kaebusi tasub tõsiselt võtta. Loomulikult tasub konsulteerida arstidega, vajadusel siis välistada erinevad meditsiinilised murekohad, mis võivad olla. Aga usun, et vanemad tunnevad oma lapsi ja teavad ka, et kus see võib olla see kaebus ei ole niivõrd sellise füüsilise põhjusega, vaid võib-olla sihuke psühholoogiline, et siis tasuks sellega toimetama hakata ja sellele tähelepanu pöörata. Siis nii palju, kui ma olen noortega töötanud, siis sageli hakkab see pihta sellistest üksikutest puudutud tundidest või sagedastest hilinemistest. Et mõned üksikud tunnid, kust siis minnakse ära või siis minnakse hiljem kooli. Et siis tasub ka mõelda selle peale, et kas need on, jälgida seda mustrit, et kas need on mingid konkreetsed ainetunnid või enne kontrolltöid või et mis see muster seal võiks olla, et neid mustreid tasub nagu väga jälgida. Ja võib-olla kui see noor on ka saanud selle sõnumi, et nende üksikute puudutud tundidega väga midagi ei juhtugi, ta pääses nii-öelda sellest ebameeldivast olukorrast selle läbi, siis et see on hästi kerge kinnistuma. Samamoodi siis üksikud puudutud päevad, et on neid lugusid, kus siis algab nendest päevadest, mis on siis pikemad, et kus on 7 või 8 tundi, et noor ütleb, et see on talle raske või on kehalise kasvatuse tunnid või midagi muud sellist. Siis tasub tähelepanelik olla selles suhtes, kui on ikkagi näha, et lapsele on see õppimine raske ja seda juba algklassides. Et olles nende lugude juures olnud pikalt, siis hästi kurb on tegelikult see, kui ilmneb, et ütleme puuduma jääb noor 7.–8. klassis, aga sellele loole tagasi vaadates ilmneb, et õppimine on raske olnud tema jaoks algklassidest peale. Et kas on siis pikendatud õppetööle jäämist või klassikursuse kordamist,
et ka vanemad sageli toovad välja, et tegelikult märkasid, et kirjutamine või lugemine oli talle juba nagu üpris varakult raske. Et siis sellega kohe tegeleda, sest et kui laps seda ebaedu kogeb juba üsna varases eas, siis on mõneti loogiline see, et ta üks hetk lihtsalt ei talu seda enam ära, et siis oleks asjakohane kaasata spetsialiste, kes siis saaksid hinnata selle lapse võimekust. Siis kui lapse käitumises või noore käitumises on mingisugune muutus või et kui ta koolist tulles on võib-olla väga endasse tõmbunud või kurb, või vastupidi selline hästi ülestimuleeritud, ärev, et siis on ka asjakohane last jälgida ja uurida, et mis selles koolipäevas siis oli sellist, mis teda nagu kurvaks muutis või ärevaks. Siis võiks küsida alati lapse käest, eks ju seda, et kes on su sõbrad klassis või koolis, et see on ka hästi suur ohumärk, kui tegelikult laps ei oska tuua ühtegi sõpra välja, et kui tal ikkagi sõpru ei ole või teisi lapsi ümber, et kellega ta ennast hästi ja mugavalt tunneb ja kellega tal on tore koos olla, et siis on ka üsna loogiline, et ta üks hetk lihtsalt ei taha sinna minna. Ja siis samamoodi, et enne sellist koolipäeva siis juba eelmisel õhtul selline ärevus või kurbus, kui tekib, et siis on see juba väga selline suur ohukoht. Siis see ka võib-olla, et kui laps ei tee koduseid ülesandeid, et te näete stuudiumist või e-koolist, et kodused ülesanded on jäetud, aga et laps ei tee neid või ei õpi kontrolltööks, et seal võib olla ka, et kas siis on talle see raske, ta vajab lisatuge õppimisel või on ta juba oma peas otsustanud, et ta selleks päevaks kooli ei lähe, kui see kontrolltöö on. Et sageli noored toovad ka seda välja, et see kontrolltöö, et ma tean, et ma ei oska seda teemat ja et siis ma ei lähe kohale. Et kui tegelikult jälgida seda last, siis võib-olla on juba eelmistel päevadel näha, et ta on oma peas nii otsustanud, et siis tuleks sellega tööle hakata. Ja et miks ma pean oluliseks ennetust rõhutada, on see, et see ennetavad tegevused on absoluutselt alati lihtsamad ja tõhusamad kui need hilisemad sekkumised ja annavad nagu kiiremat tulemust ka. Et kuna reageerida tuleks, et ma näen sageli seda, et tegelikult sellel puuduval lapsel lastakse üsna pikalt olla, et võib-olla nii kooli poolt kui ka vanema poolt, aga tegelikult, et mina ütlen seda, et kui juba on selline nädal aega, kus laps on ilma põhjuseta puudunud, et siis tuleks reageerida koheselt, et kahjuks on päris palju ka neid lugusid, et kus laps ei ole 2 või 3 aastat koolis käinud, et siis on juba keerulisem teda aidata ja tuleb nagu pikemalt toimetada tema toetamisega. Siis, et kooli ja kodu koostöö on kriitilise tähtsusega, et see on ülioluline, et infot vahetaksid osapooled, et palju on juttu ka olnud sellest, et võib-olla esialgu suures hirmus vanemad kipuvad neid puudumisi põhjendama, et äkki muidu tuleb mingisugune pahandus, et see tasuks ka kodus läbi rääkida ja konkreetne sõnum anda, et kui ei ole ikkagi puudumisel otsest põhjust, et siis seda ka sinna mitte ära märkida selliselt. Aga olen kohanud seda vanemate ärevust, et siis spetsialistid saavad ka selles osas abiks olla ja kool saab siis vanemat rahustada ja teha sellekohased kokkulepped. Et see info lihtsalt ei jääks ühe või teise osapoole siis kätte nii-öelda lukku, et teine osapool, kool või kodu peaks ka teadma. Et mõnikord on ka nii, et vanem ei ole väga aktiivne stuudiumi või e-kooli kasutaja, ei teagi nendest puudumistest selliselt. Ja et nende põhjuste väljaselgitamine, et see on esmatähtis, et sellest natuke rääkisin ka, aga olles nende lugude juures olnud, et need põhjused võivad olla väga-väga erinevad. Üks on see, et õppimine on raske, et võib-olla lapsel on mingisugused eripärad, mis tema jaoks õppimise keerukamaks muudavad. Et siis on ka võimalik spetsialistide abi saada, kes saaksid teda järje peale aidata. Mõnel juhul on need keerulised suhted heakaaslastega. Selles osas on ka olemas võimalused, kas või taastevõiguse metoodika, eks ju, et aidata neid tekkinud konflikte lahendada. Need võivad olla konfliktid kaasõpilaste vahel, aga mõnel juhul ka konkreetse õpetajaga, et siis konfliktivahendusmetoodika sobib ka sellel puhul väga-väga hästi.
Mõnel juhul loomulikult võivad olla need vaimse tervise mured, mingisugune ärevus, et siis on ka asjakohane esmalt kooli tugispetsialistide kaasamine, aga võib-olla ka väljaspoolt. Et oluline on nagu selgusele jõuda, et mis paneb seda noort nii-öelda mitte kooli minema. Et siis on ka neid sekkumisi kergem pakkuda ja sobitada siis sellele noorele. Ja võrgustikutöö, et selle olulisus, et mõnikord kardetakse seda, mõnikord see on ebamugav, et nüüd istume kõik suure seltskonnaga maha ja arutame, mis teha. Aga iga inimene või spetsialist, kes selle noore kohta midagi teab, on tegelikult väärtus, et me saame siis võrgustikus hakata neid killukesi kokku panema, et võib-olla mõnel tugispetsialistil või kellelgi on mingisugused head nipid, mis selle lapse või noorega töötavad ja siis saab neid teistega ka jagada ja edasi anda siis neid väärtuslikke nippe või on teada ka see, et mis kindlasti ei tööta, et see on ka teinekord oluline võrgustikus jagada. Ja nende rollide jagamine siis võrgustikus ka, et see lapse nii-öelda kooli tagasisaamine ei ole kunagi ühe inimese, ei vanema vastutus ega ka kellegi kooli ühe spetsialisti vastutus, et see on siis kogu seda last ümbritseva võrgustiku ühine eesmärk. Kui on võimalik, siis mina alati julgustan sinna võrgustikku kaasama ka noort ennast, sest tema on tegelikult iseenda kõige parem spetsialist ja oskaks meile öelda, et mis teda kõige paremini toetada võiks selles olukorras. Aga mida siis vanem saab teha ennetavalt, et võib-olla need puudumised niimoodi kumuleeruks? Et siin ei ole selliseid ilmselt vau-efekti pakkuvaid soovitusi, aga ma julgustan mõtlema selle üle, et üks asi on see, et me tunnetame, et me justkui kõike teeme, aga et me süvitsi mõtleks, et kas noor päriselt tajub, et seda ka tehtud on tema heaks. Et see usaldusliku suhte hoidmine oma lapsega, et see on väga-väga oluline ja panin siia pildi ka võib-olla sellisest väiksemast lapsest, et võib-olla selle usaldusliku suhte hoidmine väiksema lapsega on meile lihtsam, aga teismeeas see ongi natukene keerukam, aga et see vundamendi ladumine selleks turvaliseks suhteks algab ikkagi väga väikese lapsega pihta, et päris keeruline on seda alles teismeeas tekitama hakata, et omaette kunst on lihtsalt seda siis teismeeas ka hoida. Ja mina alati vanematele ütlen ka seda, et see, et teismeline seab kahtluse alla selle, mis tema vanemad räägivad ja hakkab natukene mõtlema selle üle, et võib-olla tema vanemad ei olegi maailma kõige targemad inimesed, on väga loogiline ja evolutsiooniliselt see peabki nii olema. Vastasel korral, kui nende vanemad tunduvad elu lõpuni maailma kõige ägedamad inimesed ja kõige targemad inimesed, siis ilmselt nad ei koliks ka kodust välja kunagi, ei saaks ise järglasi. Nii et natuke on see selline paratamatus, et see suhtlus võib-olla natukene väljakutseid esitav on, aga seda olulisem on omalt poolt panustada, et see püsiks. Hästi oluline on last või noort kuulata, et tegelikult nad jagavad. Küsimus on, et kas meie võtame selle aja, et kuulata ja missuguseid küsimusi me ka esitame. Et kui me küsime, et kuidas sul läks lihtsalt üldiselt või et mis koolis täna sellist juhtus, mis sind kuidagi ärritas, et siis ta konkreetselt sellele küsimusele ei pruugi vastata, et siis on meie asi ka võib-olla nende kavalate küsimustega selle tuumani jõuda. Just, et ole uudishimulik selles suhtes, et mis see laps või noor sulle räägib üldse erinevatest kooli aspektidest. Et mul hiljuti õnnestus teha ühte taastavat aruteluringi lastega koolis ja siis oli nii vahva, et mul oli pärast kohtumine vanematega ka küsisin nende käest, et mis te tahate, et ma teie vanematele edasi ütleks. Ja siis üks laps ütles, et vanemad võiksid küsida vahepeal millegi muu kohta ka peale, et nende kooli probleemide, et võiksid küsida näiteks seda, et mis koolis süüa oli. Et rääkida ka sellistel natukene nagu neutraalsematel teemadel üldiselt lastega, et kui laps ka tajub seda, et tema poole pöördutakse ainult sellistel puhkudel, kui midagi on juhtunud, et siis see ka seda kontakti ei soosi.
et sellistel igapäevastel vestlustel on väga-väga oluline koht selle usaldusliku suhte hoidmisel. Siis paku abi ja tuge õppimisel, et kui on ikkagi näha, et lapsele või noorele üks või teine asi on keeruline, siis julgustada teda ka küsima. Et üsna sageli kogen ka seda, et kui ma olen küsinud noore käest, et kas sa oled palunud kellegi abi perest, siis et jah, olen, et kas kellelgi ei ole aega või ema või isa ei oska matemaatikas õpetada. Et isegi kui sa ei oska, siis vaadake lapsega koos, et võib-olla on see võimalus, et selles kontekstis saab laps olla selles õpetaja rollis ja selgitada hoopis midagi teile, et see on ka jälle selline enesehinnangut tõstev, et seda ei pea kartma, et siis tulebki see õpik koos lahti võtta ja vaadata, et mis seal keerukat on. Jah, ja see kooliga koostöö hoidmine, et olen nagu kogenud seda, et vanemates on võib-olla selline häbitunne või kuidagi on natukene nagu suusad risti läinud või tuntakse, et kool on kuidagi süüdistav mõnikord, aga et see koostöö hoidmine, et see on kahepoolne, et koolil on siin väga tähtis roll, aga vanemal endal ka, et panusta ise ka sellesse koostöösse, et kui on mingisugused ühised üritused, isadepäeva üritused, emadepäeva üritused, et võimalusel nendel osaleda, et lapse ja noore jaoks on tegelikult hästi oluline näha, et vanem ja kool teevad koostööd, et seda hästi mitmes mõttes, et need on mõlemad hästi olulised sellised kohad tema elus, eks ju, pere ja kodu ja samas kool, kus ta veedab ka väga palju aega ja mõlemas on talle armsad inimesed, aga ka teiseks selles vaates just, et noor ei tunneks, et tal on seal võib-olla mingisugune selline manipuleerimise koht, sest et niikuinii osapooled omavahel ei suhtle. Et ühele räägin ühte ja teisele teist ja siis võib-olla pääsengi mõnest olukorrast puhtalt. Ja sellist nagu kolmnurk suhtlemist on nagu hästi palju näha nendes olukordades ja tegelikult see väga sellele lahendusele jällegi kaasa ei aita, et mina julgustan ka, et istuge koos maha, et kuulake ka seda, et kuidas ja mida teie laps räägib koolile, kool saab kuulda seda, mida laps räägib vanemale, et ei tasuks seda karta, et ühiselt maha istuda, et muidu mõnikord läheb kempluseks, et aga mulle ütles laps seda ja sulle ütles hoopis seda, et keda ta siis rohkem usaldab. Mina ütlen alati, et ta usaldab mõlemat. Et selle üle ei pea kemplema. Aga selle vastu tõesti aitab see, et me istume ühiselt maha ja räägime siis kõik koos. Siis hästi oluline on see koolist positiivsel toonil rääkimine, et ka kui on sellised konfliktsed olukorrad olnud kooli ja vanemate vahel, siis ikka lapsel on kõrvad igal pool ja ta kuuleb kõike, eks ju, et kui ta on kuulnud, et ema või isa koolist või kooli juhtkonnast või õpetajast negatiivselt räägib, et siis see kandub tegelikult lapsele üle ja lõpuks võimegi olla ise käpuli, et selles olukorras, kus laps ei taha kooli minna, aga laps siis rõõmsalt ütleb, et aga ema ütles ka, et õpetaja võib-olla on selline või selline, eks, et kui vähegi võimalik, siis pigem positiivselt rääkida, alati julgustada, et see on tore koht, kuhu minna ja seal sinust hoolitakse, et see on hästi oluline. Ja julgusta seda last või noort nendele rasketele olukordadele otsa vaatama, et see, et kui mul on midagi ebameeldivat ees ootamas, olgu see mingisugune kontrolltöö või etteütlus, mida ma hästi ei oska, siis on hästi inimlik tegelikult see soov selle eest põgeneda, et see on meile täiskasvanutele ka iseloomulik, et mitte ainult lastele. Aga paratamatult on elu osa see, et tuleb teinekord nendele ebamugavatele olukordadele ka otsa vaadata ja nende osas tasub lihtsalt julgustada seda last või noort ja pakkuda oma tuge, et ma saan aru, et see etteütlus tekitab sinust ärevust, et kuidas ma saan sind aidata sellega. Et siin on võib-olla asjakohased sellised oma mingisugused näitelood ka vanema poolt, et kus on olnud mingisuguse sündmuse ees ärevus või mingi kohtumise ees, et kuidas sina sellega toime tulid. Olulisel kohal on rutiini hoidmine, et kõik need vaimse tervise vitamiinid, nii-öelda toitumine, magamine, nutiseadmete kasutamine, et üks keerukas koht on see, et noor, kes on jäänud pikalt puuduma, et tal ikkagi kipub see ööpäeva režiim sassi minema
ja kui me mõtleme iseenda peale ka, et kui sa oled ikkagi 3 tundi maganud ainult, et siis ega sust erilist töölooma ei ole, et lapsed ei ole selles osas mis tublimad ega tugevamad, et võib-olla sellise nutiaja piiramine ikkagi mingi hetkeni ja nii edasi on asjakohane, sest et jällegi, et kui see tore tegevus või TikToki vaatamine seal on ikkagi põnev selle noore jaoks, siis ta ei tule selle peale ise, et kell 12 võiks selle ära panna enamasti, et kui ikkagi täiskasvanu ei suuna teda, et see on meie kui vanemate roll. Ja kui ta on ka jäänud pikalt üleval olnud õhtul või öösel, et siis püüda hoida seda, et mitte lasta tal ka siis niimoodi poole päevani magada seetõttu, vaid ajada ta üles, et seda rutiini just nimelt hoida. Ma ei jõua ära rõhutada hommikust söömist, et sageli, kui ma noortega räägin ka, siis nad ütlevad, et nad hommikul enne kooli ei söö. Et jällegi, et see energiatase on siis lapsel kooli minnes väga-väga madal ja õppimisest ei pruugi ka midagi välja tulla, mistõttu jällegi see noor kogeb sellist ebaedu seal, sest et asjad ei jää meelde ja ei tule võib-olla nii hästi välja, kui võiks. Et kõik need sellised elementaarsed asjad hästi olulised ja last toetavad. Ja et tasuks vältida sellisele akadeemilisele edule keskendumist vaid, et kui me küsime noore käest või lapse käest, et kui ta koolist tuleb, et mis hindeid sa täna said, et see on üks aspekt koolist, aga et seal on palju olulist veel, eks ju, et mis täna naljakat juhtus, mis sind täna kurvastas koolipäeva jooksul, et muud ka küsida, eks ju, et kool on küll teadmiste andmise koht, aga seal on palju olulist veel, et sotsialiseerumine, üldse sotsiaalsete oskuste õppimine ja kõik muu see. Ja nagu ma ütlesin, siis teinekord on väga tore rääkida lastele ja noortele lugusid oma kooliajast, et tuua näiteid, et mis olid sellised kohad, kus te võib-olla ise eksisite, mis teil untsu läks, et noored tegelikult kuulavad neid lugusid hea meelega. Ja need julgustavad jällegi neid ka, et mitte ainult mina ei ole see, kellel need raskused on, vaid näiteks minu lähedastel on siis ka neid esinenud. Mida saab kool ennetamiseks teha? Et hästi oluline on see, et me peaks silmas seda, et lapse või noore koolirõõm on kõige olulisem. See, et ta tahaks kooli tulla, et tal oleks seal hea olla, on kõige olulisem. Et kõike muud nii-öelda saab sinna peale laduda teadmisi ja oskusi. Kui seda koolirõõmu ei ole ja noor või laps ennast turvaliselt koolis ei tunne, et siis tegelikult ei toimu õppimist ka. Oluline on vaadata last kui tervikut, et ma teinekord näen nende lugude juures, et kool kipub võib-olla sekkuma väga ühe sümptomi põhiselt, ma ei oska seda kuidagi teisiti öelda, aga et näiteks on see koolist puudumine, et ilmselt tal on nutisõltuvus, eks ju. Et vaadatakse hästi kitsalt seda last ja seda lugu, aga tegelikult on hästi oluline see laiendamine ka, et kust see nutisõltuvus tuli, et sageli noor on nutiseadmes seetõttu, et tal ei ole parasjagu mitte midagi paremat teha või et tal ei ole sõpru, mõttekaaslasi, ta otsib neid internetist ja et see nutisõltuvus võib olla hoopis tagajärg. Et selle peale tasub ka mõelda. Igas õpilases on olemas oma tugevused ja meie ülesanne koolis on need ka üles leida, et kõigi laste tugevused ei ole akadeemilised, et võib-olla on mõni laps või noor väga hea organisaator, võib-olla on mõni väga tugev noormees, kes on valmis mööblit liigutama koolis, eks ju, et ka see, et kui tal ka see õppetöö võib-olla nii libedalt ei lähe, et hoida teda nagu kooliga seotuna läbi selle, võib-olla tal on muusikahuvi, et pakkuda talle, et ta saab kuskil koolipeol DJ-ks olla või aidata aktust ette valmistada, siis mööbli tassimisel ja nii edasi, et see noor tunneks, et ta on ikkagi väärtuslik seal koolis ja tema panus on oluline. Isikliku kontakti loomine noorega on väga-väga oluline, et julgeks sinu poole pöörduda ja et võib-olla sina seda noort siis ka paremini tunneksid ja teaksid, et mis teda aidata võib. Esimene kooliaste on kriitilise tähtsusega, et täna meil on kahjuks päris palju lugusid, kus juba esimeses kooliastmes lapsed on jäänud pikalt puuduma, aastaks paariks,
et mina pean oluliseks, et selline just selle esimesel kooliastmel selle toe pakkumine oleks hästi-hästi tõhus ja läbimõeldud, et kas või selline esmane hindamine õpiraskuste välistamiseks eripedagoogide toel või midagi muud sellist. Või kui ka, et juba esimestes klassides see laps ei tunne ennast seal klassikollektiivis hästi, et siis tuleks ka kohe sekkuda, et mitte nii, et ta käib 7. klassini punnib seal klassikollektiivis ära, kus tal tegelikult hea olla ei ole, kuni ta lihtsalt üks hetk enam ei jaksa. Siis vanematega koostöö, nii nagu vanemad peavad panustama kooliga koostöösse, nii ka kool, et hästi oluline on vanemate kaasamine ühistesse tegevustesse, et hea tava ei ole see, et kui me vanemaga kohtume ainult siis, kui on mingi mure tekkinud, et seda tegelikult ei saa koostööks nimetada, et koostöö tähendab seda, et me muul ajal ka kohtume, räägime ka positiivsest ja sellest püüame lihtsalt asju koos teha, kas siis ühisürituste näol või millegi muu sellise näol, et see on hästi oluline, et me oleks nagu üks kogukond. Jah, et nende ühisürituste korraldamine ja ühised tegevused, et see aitab ka selle klassi sisekliima toetamisse kaasa. Ja üldse selliste sotsiaalsete oskuste õpetamine, et kõik sellised jälgida, näha, vaadata, et kaasata ka sotsiaalpedagoog, psühholoog, kellel on ka olemas hindamisvahendid, et kuidas see klassi sisekliima üldse on, kas keegi on päris kõrvale jäetud, et siis kindlasti kohe on asjakohane sekkuda enne, kui see laps tõesti enam kooli üldse tulla ei taha. Häbimärgistamise ja võrdlemise vältimine, et ei tahaks üldse, et peaks sellest rääkima, aga ma arvan, et asjakohane on ikkagi ära märkida seda, et kui lapsel ei tule midagi välja või ta on puudunud, et siis mitte talle mingit silti külge panna. Ja sellist võib-olla klassisisest võrdlemist ka valjuhäälselt, eks ju, et kui kellelgi tuleb väga hästi välja, et siis kuidagi tema esile tõstmist, et see võib kaasa tuua teiste jaoks sellise võib-olla ebamugava või negatiivse tunde. Et ju mõnikord ongi noored öelnud, et mind ei ole kunagi kiidetud koolis, et hästi oluline on igas noores leida see asi, mille eest teda tunnustada. Jah, ja sotsiaalsete oskuste õpetamine on vähemalt sama oluline, kuigi mina sotsiaalpedagoogina tahaks öelda, et olulisemgi veel elus hakkama saamiseks. Ja sellised eneseabivõtted ka, et kuidas siis ärevusega toime tulla, kuidas konfliktidega toime tulla, et see on ka kooli roll seda kõike õpetada. Aga kui nüüd juhtub nii, et noor on juba puuduma jäänud, et mis siis sellisel puhul teha, et mis on see, mis vanem saab teha? Nagu ma ütlesin, et see kohene kontakteerumine esimesel nädalal juba kooliga ja jaga oma muret, et kool ei pruugi teada, et mis see olukord päriselt kodus on, kuidas laps seal käitub või mis ta kodus rääkinud on. Endiselt abipakkumine õppimisel, eks ju, et kui ta on puudunud, et vaatame koos üle, et mis see tunnitöö on, mis sul vaja ära teha on. Siis tõesti selle säilitamise, rutiini säilitamine, et ka sellisel puhul, et kui tegelikult noor juba puudub, et siis et mitte lubada tal magama jääda, vaid ikkagi teda üles ajada. Et siin on ka olnud mitu vahvat lugu, kus isa näiteks on olnud järjekindel, et kuigi noormees ei ole pikalt koolis käinud, siis isa ikkagi järjepidevalt ajab poega üles ja valmistab talle hommikusöögi ja viib teda ka kooli ära, et olgugi, et poiss siis sageli tuli bussiga tagasi, aga et selle rutiini hoidmine, et laps nopib sealt lihtsalt selle sõnumi, et aga ema või isa ütles ka, et ma võin magama jääda, et just eilegi käis üks tüdruk minu juures vastuvõtul, kes ütleski, et aga ema ei ajagi mind üles, et tema on juba nagu käega löönud sellele. Ja võimalusel ära paku muid lõbusaid tegevusi sellel ajal, kui ta siis koolis ei ole, et see võib-olla läheb selle nutimaailmaga jälle kokku, aga nii palju, kui mina nende noortega rääkinud olen, siis see, mis nad teevad sellel ajal, kui nad koolis ei ole, on see, et nad istuvad nutiseadmes, sest et teised eakaaslased on ju
koolis, ja jällegi, kui mõelda iseenda peale, et kui mul on võimalus tegeleda mingisuguse oma meelistegevusega versus minna tööle, siis see on ikkagi päris raske valik, et noortel lihtsalt need enesekontrolli ja distsipliin ei ole veel nii arenenud kui meil täiskasvanutena. Et ma tean, et see on keeruline vanemate jaoks, aga selle peale tasuks mõelda, et kui noorel see valik on, siis tal on seda väga raske kooli kasuks ka teha. Julgusta osalema kooliüritustel, et kui ka laps tundides ei osale, et siis kui on kooliüritused, siis et ta võiks seal ikkagi käia, ja mõned väga head näited on ka selle kohta, et kus laps on klassiõhtule või kooli jõulupeole ikkagi läinud, et see on ka oluline, et ta tunnetaks seda seotust kooliga. Et neid, kui noor on vähegi valmis, mitte ära jätta. Olen täheldanud seda ka, et kui ma noortega räägin, siis kui nüüd on pikalt puuduma jäädud, et millal uuesti kooli minna, siis mulle tundub, et võib-olla loogiline on selline alustada kas esmaspäevast või peale vaheaega või siis sügisel, et kui teised õpilased, eks ju, on juba 3 päeva koolis käinud ja siis on üks neljapäev, kus see õpilane siis läheb kooli, siis võibki tunduda natukene nagu selline kentsakas, et teistel on juba omad naljad ja omad tegemised nädala jooksul olnud, et siis on võib-olla noorel raskem sisse elada. Ma alati rõhutan seda, et me ei saa eeldada, et laps on tublim, kui meie ise olla suudame, et kõik need näited, et ongi see nutiseadmest äratulek või hommikune ärkamine või selline enesedistsipliin, et seda ei ole meil täiskasvanutelgi sageli, et vahest tundub, et me unustame selle ära ja ootame, et noored on asjalikumad kui meie ise. See eeskujuks olemine, et tõesti, kui on ka selline lugu, et teised pereliikmed parasjagu ei käi tööl või neil mingit kohustusi ei ole, siis ma julgustan, et see hommikune rutiin võiks olla ühine, et ikkagi koos lapsega ärgata ja teda kooli saata, sest et palju on ka selliseid lugusid, kus siis see noor ütleb, et kõik teised peres veel magasid ja see ongi raske, minul on ka raske siis kodust ära tulla, kui kõik teised magavad veel. Jah, ja iga väiksemgi pingutus on parem kui üldse mitte midagi, et kui on ka mõned töölehed, mis laps on valmis ära tegema või mõne tunni koolis käima, et siis teda tunnustada selle eest. Kui vanem tunneb, et ta ei leia ühist keelt lapsega sellel hetkel parasjagu, siis tasub oma võrgustikus ringi vaadata, et kas on keegi, kes selle ühise keele leiab paremini. Ja vajadusel siis saab ka spetsialisti kaasata, kui vanemal on tunne, et oma mõistus on otsas. Mida kool saab teha, kui see laps või noor on puuduma jäänud? Et ma pean hästi oluliseks rõhutada seda, et noore või lapse enda käest küsida, et mis teda aitaks, kaasa arvatud see, et kui ta nüüd kooli läheb, et kuidas klassikaaslased reageeriksid, kuidas õpetaja reageeriks. Noored on väga erinevad. Mõni ütleb, et tal oleks hea meel, kui klassikaaslased teda kallistaks, mõni ütleb, et ta ei taha, et üldse välja tehakse. Mõni ütleb, et ta tahab istuda kuskil klassi taga nurgas sellel hetkel ja nii edasi, et siis tasub küsida, et mis see noor ise näeb, et mis teda toetaks. Hästi oluline märgata neid väikseid edusamme, et me sageli sellisel puhul ootame, et nüüd laps tuleb kooli ja hakkab kohe õppima, et sealt, kus ülejäänud klassi edasi läheb. Aga et kui see puudumise periood on olnud pikk, et siis see on täiesti ebarealistlik ootus, et iga väike asi, pingutus, mis see noor teeb, on tunnustamist väärt. Õppetöö korraldamisel tasub olla maksimaalselt paindlik, meie seadusandlus võimaldab seda, et mis tundides ta esialgu on valmis osalema, võib-olla tal on mingid meelistunnid, meelisõpetajad, enamasti noortel on, ma alati küsin, mis nende lemmiktunnid on ja lemmikõpetaja, et esialgu alustada nendest. Meil on häid praktikaid, kus siis noor on nimetanud, et võib-olla küsimegi, et kes on see isik koolist, kellega sa oleksid valmis suhtlema. Ta on nimetanud kooli medõde, siis me saame korraldada selliselt, et kooli medõde on see, kes siis talle sinna ukse vastu läheb ja teda klassiruumi saadab. Hoia järjepidevat suhtlust lapse ja vanemaga, et ka sellisel puhul, kui laps on pikalt tegelikult puudunud juba, siis ikkagi hoida seda, et kas korra paari nädala tagant on meil mingisugune vestlus, kus me jagame infot, et need kuidagi lapsed päris ära ei kaoks või neid päriselt ära ei unustataks, et see on oluline.
tuleta ennast sõbralikult meelde, et ka noore enda poole võib pöörduda ka stuudiumi kaudu, et hiljuti oli kabinetis mul üks tüdruk, kes siis oli just saanud koolist sõnumi, et ootame sind uuel poolaastal kooli, et noh, sellised väiksed positiivsed endast märku andmised on alati nagu vahvad ja tekitavad selles noores sellise sooja tunde. Kui nüüd neid õpivõlgnevusi on hästi palju, siis on asjakohane teha hästi konkreetne kava, ja oluline on see õppetöö teha väikesteks juppideks, et tegelikult kui ma nende noortega räägin ka, ma alati küsin, et kas sul on nagu ülevaade, et mis asjad sul tegemata on, millal sa mida tegema peaksid. Nad vahest ütlevad, et on, aga kui ma hakkan spetsiifiliselt küsima, siis tegelikult päriselt ei ole, et siis on kooli ülesanne see, et kas või 3 ülesande kaupa või 1 ülesande kaupa esialgu anda, sest et kui noor ei ole pool aastat koolis käinud ja siis ta saab selle rodu nendest ülesannetest, et noh, ega ennast ehmataks ka ära, eks ju, et teha väikesteks juppideks ja siis tunnustada iga selle pingutuse eest. Hästi hea on, kui saab anda konkreetsed kuupäevad, et millal mida vastata saab, tuua välja ka see koht, et kus see vastamine toimub ja kes seal ruumis veel on. Et see on jällegi ka selliseks ärevuse maandamiseks hästi hea, et noored tegelikult, kes on pikalt puudunud, nad väga kardavad seda, kuidas teised kaasõpilased vaatavad, mis õpetaja ütleb, kuidas on, et siis see loob ka sellist nagu turvatunnet talle, et ta teab, mis teda ees ootamas on. Kutsu last ühisüritustele, et kui ta ka jällegi koolis ei käi, mõnikord koolil on see eeldus, et küllap ta ei taha siis tulla sinna või sinna üritusele ka, aga tegelikult nad tahavad ja meie ei saa nagu sellest kutsumisest loobuda, et igal juhul tasuks teda kaasata kõigisse klassi ja kooli tegevustesse. Hinda iga tööd ja pingutust, et võib-olla kui on sellised pikaajalised puudumised olnud, siis on hästi oluline see, et me tegelikult pigem paneks rohkem hindeid väiksemate tööde eest, et kui on sellised võib-olla 3 suurt kontrolltööd ja see õpilane nendel konkreetsetel kuupäevadel puudub, et siis see järgi vastamine on ka keeruline, et kui ta ikkagi kooli tuleb ja on võimeline midagi ära tegema, et siis tasub seda hinnata, et kui sa näed, et üks või teine asi on tal selge, et siis selle eest ka hinne panna, et siis ei jää neid puudulikke hindeid ka nii palju. Et seda on õpetajad ise ka toonud ümarlaudadel välja, et kuna on ainult võib-olla vähe hindeid, siis lapsel tekib ka segadus, et aga kui ma ei tea, 4 päeva koolis ei käi, et niikuinii hinnet ei panda, et eks ju, et siis ma ei peagi minema, et tasub teha pigem selliseid väikseid ampsakaid hindamiseks. Ja sellest ma ka juba rääkisin, et tasub välja selgitada siis see isik koolis, et kellega siis lapsel on kõige parem ja turvalisem kontakt, et enamasti lapsel ikkagi üks inimene selline koolis on, kellega ta on valmis suhtlema ja võib-olla seda suhtlust alustadagi siis ennekõike selle töötajaga. Kui nüüd vanem ja kool teevad omavahel tihedat koostööd, aga on näha, et ikkagi kuidagi olukord ei parane, siis mina kaaluks seda varianti, et kui ei ole seni noort kaasatud, et võib-olla teda ennast sinna juurde võtta või tema kuidagi rolli rõhutada, et tema saaks oma sõna sekka öelda, et teinekord täiskasvanud arutavadki üle noore pea, mis võiks abiks olla. Aga et siis kuulata seda kõige tähtsamat inimest ehk noort ennast. Ja kui see ka ei toimi, et siis nagu ma juba ütlesin ka, et see võrgustikutöö, et kes on veel need inimesed, kes saaksid kaasa rääkida, et kas on rehabilitatsiooniasutus, kus noor käib, on see tema vaimse tervise õde või kes iganes või ka lähedaste seast keegi, vanaema, vanaisa, tädi, kes saaks aidata kaasa mõelda. Et need asjad tasub ka kõik ära proovida. Mis ei aita minu kogemuse põhjal, jällegi ilmselt ei ole uudis, aga hirmutamine ja ähvardamine, et kui sa nüüd kooli ei tule see nädal või see nädal ka, et siis sa jääd klassikursust kordama või et siis sa jääd pikendatud õppetööle, et see jällegi seda hirmu ja ärevust veelgi rohkem külvab. Ja mõnikord tekib noortel ka siis selline käega löömise efekt, et nüüd ma ei käinudki nädal aega, aga õpetaja ütles, et ma jään juba kordama, et ma enam ei pingutagi.
siis tahaks väga rõhutada seda, et kui on tegemist sellise pikaajalise koolist puudumisega või koolitõrkega, siis koolivahetus ei ole esimene, teine ega kolmas lahendus. Et üsna sageli nähakse seda sellise esimese lahendusena. Aga jällegi, et kui noorel selline vastumeelsus õppimise suhtes on tekkinud või kooli suhtes, siis minul väga palju häid näiteid selle kohta ei ole, kus lihtsalt teise kooli nimekirja õpilase tõstmine seda olukorda lahendaks. Et ma ei ütle, et see mitte kunagi ei toimi, mõnel juhul, kui need suhted on väga-väga keeruliseks osutunud või on selgunud, et see laps vajab võib-olla teistsugust keskkonda, et siis tasub seda kaaluda. Aga kuna need puudumised on ka sellised teismeeas pigem, siis kui mõelda selle peale, et sageli teismeealistel on klassis ka juba nagu oma suhted välja kujunenud, oma sellised kambad, siis noorele on see päris keeruline, et uuesti seal klassis sulanduda ja seda noored on ka välja toonud, et ma ei tea, sellel õpetajal olid hoopis teised nõudmised ja ma ei saanud mitte midagi aru, et mis ma seal tegema pean. Et kui ikkagi noor kooli vahetab, siis ma julgen öelda, et pool aastat läheb tal julgelt sinna sisse elamiseks ja uue süsteemiga harjumiseks, mistõttu eriti, ma ei tea, 9. klassi poole pealt ei ole see väga mõistlik lahendus. Siis ka koduõpe ei ole esimene, teine ega kolmas lahendus, et ma tean, et noored toovad seda sageli välja esimese ettepanekuna, et aga ma tahan kodus õppida, et kellel on COVID-i ajast see kogemus olemas ja tundus, et see oli lihtne ja tehtav, et siis tasub seda ikkagi kaaluda, et nagu ma ütlesin, et kool ei ole ainult teadmiste andmise koht, vaid seal on ka see sotsiaalne suhtlus, ühtekuuluvustunne, mis on väga olulised, mida võib-olla koduses keskkonnas on nagu keeruline kompenseerida kuidagi. Minu arvates hästi suur ohukoht on teismeliste puhul ka see, et kui vanem võtab selle vastutuse õpetamise eest, mida ta koduõppe korral, kui see on siis vanema soovil teeb, siis tekib selline rollisegadus, et vanem on siis nii õpetaja kui vanema rollis ja kui see suhe on niikuinii habras, siis võib see nagu omakorda nagu probleeme juurde tekitada. Et tasub seda ka kaaluda ja sageli see vanemate võimekuse küsimus ka, et kui palju ma suudan endast anda oma töö ja kõige muu kõrvalt. Et teatud juhtudel võib toimida, aga tasub väga kaaluda, et kas see ikkagi on parim lahendus. Ja see, et noored seda välja pakuvad, see on väga okei, neil ei ole neid teadmisi, mis meil täiskasvanutena on, et meie saame siis argumenteerida. Siis sellised laused nagu, et stuudiumis ja e-koolis on kõik üleval, mis me tunnis teinud on, et hakka aga tegema, ei toimi nende noorte puhul, et neil on ikkagi keeruline sealt aru saada ja välja noppida, neid asju on väga-väga palju, et nii nagu ma eelpool nimetasin, et selline konkreetne kava, siis individuaalne õppekava, järgi vastamise kava on siis nende laste puhul oluline ja toimivam. Ja liiga suured ja pikaajalised eesmärgid ka, et ei ole asjakohased, ja sageli noored ka ei näe seda, et oi, kui sa nüüd praegu pingutad 2 nädalat, et siis sa saad kutsekooli või et siis sa saad gümnaasiumisse ja siis ülikooli, et noored sageli nii pikalt ette ei mõtle, et neil on see keeruline, et pigem panna sellised väiksed eesmärgid, et tänase päeva käid koolis ära või siis selle nädala käid koolis ära, et see on neile nagu hoomatavam. Lõpetuseks võib-olla ütleks seda, et inimest päästab juba see, et teda on märgatud ja meie Eesti riigis peaksime märkama iga last. Meil ei ole seda luksust jätta ühtegi last koju lihtsalt olema, ja igal lapsel on õigus saada haridust. Isegi kui ta ei taha 5 päeva nädalas koolis käia, see on talle raske, siis meie omalt poolt peaksime kõik selleks tegema, et ta sinna kooli jõuaks ja saaks siis õppida tema võimetele vastavalt. Aga aitäh, minu poolt kõik.